põhimõtteliselt ma olen ettekandjaga nõus, et selline totalitaristlik ideoloogia, mida meile peale surutakse, muuhulgas ka selle eelnõu või selle kestlikkuse aruannete näol, on nii mõistuse kui vabaühiskonna vastane. Aga me äsja just hääletasime ühte teist mõistuse vastast eelnõud siin seoses siis vähem esindatud sugudega, mis valdavalt broileritest ja muidu ajusurnud inimestest koosnevas Riigikogus loomulikult heaks kiideti. Minu küsimus on, et lugupeetud Urmas Reinsalu, äkki me peaksime ikkagi võtma kätte ja püsti panema üleüldse kampaania, sealhulgas ka seaduseelnõude kampaania, mis viiks Eesti sellest totalitaristlikuks muutuvast Euroopa Liidust välja. Aitäh. Aitäh. Ei, ma arvan, et niisugune mõttekäik ei ole asjakohane. Hea kolleeg Mart Helme, et ma väga vabandan, aga ma olen sunnitud teile tegema märkuse. Teie küsimuses kasutatud hinnangud kolleegide Riigikogu liikmete kohta olid ilmselgelt kohatud, et mul on siiras palve sarnaseid väljendid mitte kasutada. Mart Helme, küsimus istungi juhatajale, palun. Ja, ma tahaks juhtida lugupeetud istungi juhataja tähelepanu sellele, et siin saalis on saanud selle koosseisu ajal täiesti tavapäraseks, et eriti koalitsiooni esindajad esitavad tõele mitte vastavaid süüdistusi küll Kremli meelsuses, küll mingisuguses muus meelsuses, halvustav üleolev suhtumine teisiti mõtlemisse, teistsuguste vaadete esitamisse. See on väga selge ideoloogilise ajusurma tunnus. Ja kui ma sellele tähelepanu juhin, siis täiesti õigustatult. Seda enam, et juhatajad üldreeglina ei ole sekkunud, kui näiteks ministrid on halvustanud siin naisi, meie erakonna, meie fraktsiooni liikmeid ja teinud muid kohatuid märkusi meie, ja mitte ainult meie, vaid ka Keskerakonna ja mõne teise erakonna või fraktsiooni liikmete suhtes. Nii et paluks tasakaalustatust, kui keegi ütleb midagi, mis ei ole just nagu päris kohane, siis peaks see reegel olema, et üldreeglina kõigi puhul juhitakse tähelepanu, et see ei olnud antud juhul kohane. Aitäh. Aitäh, hea kolleeg, et ma väga selgelt olen kaitsnud nii opositsiooni saadikuid kui ka koalitsiooni saadikuid, kui nende kohta on halvustavad väiteid ehk kohatuid väljendeid, mis Riigikogu kodu- ja töökorra seadus just sellist sõnastust kasutab, ja ma jään kategooriliselt oma seisukoha juurde, et hea kolleeg Mart Helme, et need olid kohatud, need ei olnud viisakud, ma ei taha neid isegi korrata, aga loomulikult on need stenogrammist välja võetavad, et lihtsalt palve on sõnakasutuses ja loomulikult see täiendus nüüd ideoloogiline, see juba annab asjale teise värvi, et siin ma isegi mõistan, et siin oleks ruumi, aga seda te oma esimeses repliigis ei kasutanud seda täiendit seal ees.